Esimesed hommikused päikesekiired libisevad läbi kardinate. Sinu kõnekaartelefon vibreerib öökapil. Renata, sinu tüdruksõber, lamab ärkvel ja vaatab laega silmad tarani. Sa kissitad silmi telefoni poole. Sõnum teeb silmadele haiget. Kell on 7 hommikul, ära hiline. Sa hingad sügavalt sisse ja vaatad Renata poole. Eile õhtul ähvardas ta sind maha jätta, kui sa veel kord kartellidega tegemist teed. Aga mis valikud sul on? Teie 3-kuune beebi Isabella magab rahulikult võrevoodis. Sa vaevu suudad talle süüa anda või mähkmete eest maksta ja nüüd oled üüriga võlgu. Nädala pärast võidakse sind välja tõsta, teist võimalust pole. Ma pean minema, ütled sa Renatale. Ta ei tee sinust välja ja keerab teise külje. Ta teab, kuidas see käib ja tal on õigus. Sa olid vaid 12-aastane, kui tegid oma esimese vaatlusotsa kartelli heaks umbes 5 aastat tagasi. $150 nädala eest lihtsa jälgimise eest. Halcone ehk Falcon, kartelli vaatleja, kes jälgib varjust. See oli lapse jaoks palju raha, aga sa vandusid, et ei tee seda enam kunagi. Mõned kuud olid enam kui küllalt. Need teised lapsed, kes valvet pidasid, olid ohtlik seltskond. Kogu aeg metamfetamiinist pilves, ründerelvad käes. Pole just hea kooslus. Mitte kõik neist polnud hullud. Mõned olid nagu sina, andsid suurema osa rahast vanematele. Sinu omad on nüüdseks mõlemad läinud. Ema rinnavähk, isa kaevanduskäigus surma saanud. See oli kartelli juhitud ettevõte. Hüvitist 0. Meedia nimetab seda kartelli mitmekesistamiseks ja neil on õigus. See pole enam nagu vanasti. Nüüd on nad peaaegu kõiges sees. See on libe tee. Alguses on see jälgimine. Pärast seda tulevad röövimised ja mõrvad ja El Niño Sicario, lapsest palgamõrvar. Lapsi on lihtne mõjutada, nad täidavad käske. Sa oled seda oma silmaga näinud. Nad on täiesti halastamatud, kui saavad õlalepatsutuse ja natuke raha. Nad ei saa aru, et nad on kergesti asendatavad. Saavad välisukse. Valgus tulvab magamistuppa. Sa vaatad viimast korda Isabellat. Su käsi haarab tugevamalt ningist. Sa oled peaaegu uksest väljas. Diego. Renatal on pisarad silmis. Ta põsed on punased ja õhetavad. Nagu sa talle eile õhtul ütlesid, ainult üks töö ja siis on kõik. See maksab üüri eest ja annab sulle aega tööd otsida. Ma armastan sind, sosistab ta. See oli kõik, mida sa pidid kuulma. Sa astud välja ja tarradud. Must Toyota Hilux ootab juba. Mootor töötab. Ma ütlesin 7, uriseb juht. Võib-olla on ta ülemus. Kell on 7:02. Sa tead, et targem on mitte vastu vaielda. Kaassõitja istmel on üks tüüp. Tundub, et tema on jõumees. Armid katavad ta nägu. Tätoveeringud katavad ta kaela. Naeratust pole. Tere hommikust ei öelda. Ta viskab sulle sülle telefoni. Järjekordne kõnekaarttelefon. Sulle öeldakse, et täna on tähtis töö. Tee hästi ja võid saada edutatud. Sa pole neile öelnud, et see on sinu jaoks ühekordne töö. Sa ei julgekski. Umbes 30 minutit pärast sõidu algust pöörab kaassõitja end ümber. Ta tõstab oma telefoni ja suunab selle otse sinu poole. Naerata ja telefon teeb klõpsu. Ta ütleb, et see on nende personalidokumentide jaoks. Mõlemad hakkavad naerma, nagu oleks see mingi siseringi nali. Sulle öeldi, et see on jälitustöö. Sa ootad, sa hoiad silmad lahti. Sama, mida tegid ka 12-aastaselt. Aga seekord on mängus rohkem raha, $400 päeva eest. Nad vajasid vanemat last, kedagi, kellel on kogemusi. Täna on tegemist tõsise tööga. Sind viiakse elamurajooni tänava lõppu, reas päikese käes pleekinud majad, igal aknal trellid ees. On surm vaikne, ainult kusagil aia taga klähvib ketikoer. Tänava teisel pool astub naine koos väikese poisiga välja. Ta peatub vana, väsinud Honda kõrval. Ta vaatab sind ja siis veokit ning pöörab kiiresti pilgu kõrvale. Ta kiirustab oma poja tagaistmele. Tema liigutused on jäigad ja kiired. Silmad püsivad kõnniteel. Igal pool, ainult mitte sinu peal. Mootor käivitub ja ta sõidab minema. Ta pöörab meelega oma näo teisele poole. Tätoveeringutega mees ütleb sulle, mida teha. Kui auto sõidab maja ette, teed foto ja saadad selle ainsa nutva emotikoniga sõnumi ainsale numbrile, mis on selles kõnekaartelefonis salvestatud. Kõik. Sa ei liigu, ei helista kellelegi, ei lahku. Kui raske see ikka olla saab? Mehed sõidavad minema, jättes sind üksi amatud tänavale. Äkitselt muutub õhus midagi. Sa tunned end paljastatuna. Silmad jälgivad sind iga treelitatud akna tagant. Möödub tund, mitte midagi ei juhtu. Päike kõrvetab su nägu. Ei autosid, ei inimesi. Siis heliseb telefon ja see ehmatab sind. Sa oleksid peaaegu ehmatusest hüpanud. Jäätisekeru, mida lükkab vanamees pesapallimütsiga. Ühes majas vilksatab kardinast nägu ja kaob kohe. Kell heliseb edasi. Jäätisemees märkab sind. Ta lööb käega kella kinni, vaigistades selle ja keerab käru ringi. Midagi on valesti. Mõtled rahale, $400. Kell on 11:17. Endiselt on vaikne. Ja siis kauguses kuuled auto uksi paugatamas. Kostab püssipauk ja siis veel üks. See on vaid mõne tänava kaugusel. Paanika haarab sind. Kas peaksid liikuma, sõnumi saatma? Veel üks lask. Ja siis mootori müürigamine.
su süda taob, rehvid vilisevad. Must Toyota Hilux keerab ümber nurga, kihutades otse sinu poole. Istu sisse, higi voolab, tätoveeritud tüübi otsaesiselt, su silmad märkavad tema süles olevat püstolit. Sa libistad end tagaistmele, süda ikka veel pekslemas. Mootor möirgab, kui Hilux minema kihutab, rehvid asfaltil kriiskamas. Tubli töö, ütleb ta, kui olete tänavalt ära saanud. Sa ei teinud tegelikult midagi, aga ometi tundub, nagu oleksid teinud. Ikkagi 400 taala. Nad ulatavad selle sulle, nagu see poleks midagi. Oled teeäärses takoputkas keset Eikuskit. Mehed on pidulikus meeleolus, naeravad, silmad naelutatud telefoni ekraanile. Juht libistab selle sinu poole. Tänaval hukatakse meest. Nad ei ütle, kes see on, aga sa tead, et oli tähtis. Tänapäeval postitavad kartellid selliseid videoid Facebooki ja TikToki. Tapmine on muutunud meelelahutuseks, värbamisvahendiks. Ja praegu hoiad sa selle tõendid käes. Sõnum on sinusugustele lastele selge. Tappa ja su elul on tähendus. Staatus, raha, perekond. Sa lugesid kunagi, et sinu riigis töötab nüüd kartellide heaks 30 000 last. Need, kes on haavatavad. Ja kuidagi kuulud ka sina nende hulka. Kui valik on kas põllutöö või seljamurdmine lihttöölise palga eest, mis on vaid mõned dollarid päevas, siis sa mõistad selle ahvatlust. Ja kui sind tabatakse, siis mõistetakse sind alaealisena kohut. Sellepärast ongi lapsed uus sihtgrupp. Need tüübid jätavad su maja juurde maha peaaegu kell 14:30. Hoia telefoni alles, ütlevad nad sulle. Sa hakkad ütlema, et sul pole seda vaja. Juht viipab käega ükskõikselt. Laual on $400. Renata sunnib end nääratama, kuid tema pilk langeb telefonile, mis on endiselt sinu käes. Talle ei meeldi, et sa selle alles jätsid ja sulle ka mitte. Kell on 15:10. Telefon suriseb laual otse maksmata arvete kuhja kõrval. Renata raputab pead vaikides. Sa ei suuda tal otsa vaadata. Sa võiksid seda ignoreerida. Võib-olla teedki nii, aga lõpuks annad järele. 30 minutit, ootame väljas, ära hiline. Sa annad lihtsalt telefoni tagasi ja ütled talle, et oled hõivatud. Renata ei tundu veendunud. Seekord on tagaistmel veel üks poiss. Sa tunned ta naabruskonnast ära, ta pole vanem kui 13 või 14. Tema vanemad olid mõlemad sõltlased. Poiss on närviline, hambad krigisevad. Sa oled peaaegu kergendust tundnud, et ta sind ei mäleta. Kuid on probleem, ütleb juht. Suur probleem. Sa üritad talle öelda, et oled mängust väljas, aga ta katkestab sind. Selleks on juba hilja. Sa võid homme lõpetada. Ta kummardub lähemale. See naine koos lapsega täna hommikul, ta nägi kõike, iga nägu. See tüüp, kes maha lasti, oli kartelli palgal olev politseinik ja ta reetis ja see oli tema enda süü. Aga nüüd on ta läinud politsei juurde. Allikas osakonnast ütles, et naine annab tunnistusi pealtnägijana. Ta nägi kõiki ja see tähendab ka sind. Viimasel ajal on liiga palju inimesi kitse pannud. See jätab ülemusele halva mulje. Ilma korrata kukub kogu süsteem kokku. Sa sõidad mööda oma vanast koolist. Lapsed ja vanemad lahkuvad mänguväljakult. Mõned peatavad kioski juures, kus vana mees müüb tostadasid. See ongi kõik, mida sa tahad. Isa viib oma tütart kooli. Tavaline elu. Elu, mida sul kunagi ei olnud. Ma ei tee talle haiget. Tätoveeritud tüüp katkestab sind jälle. Sa ei peagi. Ta noogutab sinu kõrval olevale tüübile, noorele sikaariole. Sina pead ainult põgenemisautot juhtima, salvestama hukkamise kõnekaardi telefoniga. See pole tavaline tellimusmõrv, see on sõnum. Kord tuleb taastada, avalikult, vägivaldselt, mõeldud viraalseks minema. Täpselt sellist mõju nad tahavadki. Sinu kõrval istuv sikaario pole ikka veel sõnagi öelnud. Ta kasutab uusi automaati, see peab nägema hirmutav ja dramaatiline välja. Sa raputad pead, see pole sina. Tätoveeritud tüüp jölitab sind, pilk kõikumatu. Kuidas Renata ja Isabella elavad, ta küsib. See mõjub nagu löök õhtu. Seekord on tasuks $500 ja sa ei pea isegi päästikut vajutama. Umbes tunni aja kaugusel linnast oled just autot vahetamas, kui tätoveeritud mees võtab välja väikese viaali. Pisike lusikas surutakse su nina alla. Klaasias, kipitav, tõenäoliselt metamfetamiin. Sa ei tarvita narkootikume, aga nüüd teed seda. See laks kestab tunde. Sa ütled endale, et see ei saa olla päris. Autos oled ainult sina ja teine noor tüüp. Tema ei lõpeta rääkimist. Miguel, ütleb ta, meeldiv tutvuda. Ta tegelikult ei mäleta sind. Ta ütleb sulle, et see saab olema tema 8. mõrv. See muutub lihtsamaks, ütleb ta. Iga kord $750. Selle eest 1000 kõrge prioriteediga tapmine. Nad usaldavad teda. Ta on usaldusväärne. Ja see on parem kui tema eelmine töö. Varem korjas ta tomaateid $6 eest päevas. 10 tundi kuuma päikese käes. Ta alustas juba 9-aastaselt. Täpselt nagu 2,1 miljonit teist mehhikolast, kes teevad ebaseaduslikku rasket tööd. Ta räägib sulle, et leidis kartelli, kui oli sõbra juures ja mängis videomänge kell 3 öösel. Keegi kutsus neid mängusisesele üritusele, lubades raha. Äri USA piiril pole kunagi paremini läinud. Igal aastal liigub ainult narkootikumide tõttu läbi 5 kuni 39 miljardi dollari. Veel $1 miljard tuleb inimsmugeldamisest ja see on suur raha, mis ringi liigub. Kartellid, korrumpeerunud politseinikud, poliitikud, kõik püüavad saada osa sellest, mis neile pudeneb.
ja kõige all on lapsed. Need 12, 13 ja 14-aastased. Neid värvatakse TikToki või Instagrami postitatud värbamisklippidega. Lapsed poseerivad relvadega. Vanemad tüübid, paksud teemantsõrmused sõrmes, ladumas dollaripakke basseini ääres. See ei peta sind ära, pole kunagi petnud. Vaevalt keegi neist lastest elusalt välja tuleb või siis lõpetavad nad vanglas. On põhjus, miks teid kutsutakse politos de coloreseks, värvilisteks tibudeks, keda turul müüakse. Armsad värvilised, tavaliselt surnud enne, kui vanaks saavad. Tegelikult on nad väga lahedad, ütleb Miguel. Nad hoolitsevad su eest nagu pere. Sa vaatad uusit, mis puhkab temas üles. Ta räägib lõputult autost, mille ta kunagi ostab, suurest bossist, multimiljonärist, kes kasvas üles põllutööd tehes nagu tema isegi. Endiselt hambaid krigistades ja irvitades vaatab ta üles ning teeb nalja. Jumal tänatud Ameerika tarbija eest. Ta ei kesta kaua, seda tead sa kindlalt. Naine lõpetab tehases töö kell 17:30. Ta võtab oma poja tädi juurest teale ja nad on kodus tagasi hiljemalt kell 18:20. Kogu see info pärineb kohalikust politseijaoskonnast. Ära tee poisile haiget, ütled sa Miguelile. Tema vastus ei sisenda just eriti kindlust. See on Uzi. Ma proovin. Ta teab, sa tahad sellest välja pääseda. See on su näost näha. Ta võtab telefoni taskust, vajutab nuppu ja viskab selle su sülle. Sa jälgid teed, kuid pilk libiseb ekraanile. Video. Teismeline on tooli külge seotud. Ta ei saa olla vanem kui 18. Tal on suu kinni seotud. Üks silm on paistes kinni. Ta raputab pead hirmul. Maskis mees kinnastes astub kaadrisse. Ta hoiab käes paberit. Reetur. Ta laseb selle teismelise sülle kukkuda ja võtab siis välja väikese anuma. Teismeline väänleb. Mees valab talle vedeliku pähe. See ei ole vesi. Tõuseb suitsu. Nahk muutub punaseks ja põleb. Ta väänleb, püüdes tropi taha hääletult karjuda. Sul on vaevu võimalik teele keskenduda. Mett ja adrenaliin peksavad su rinnus. Miguel võtab oma telefoni tagasi. Tal on näol, ma ju ütlesin, ilme. See poiss, ütleb ta, rikkus töö ära. See on kõik. Kas sa nüüd saad aru? Sa saad aru. See töö, see on kõik. Ja siis oled vaba. Sa peaksid võtma Renata ja Isabella ning linnast lahkuma, kolima kuhugi kaugele, võib-olla Meridasse. Renatal on seal sugulased, kes müüvad turistidele võrkkiikesid. Ta pole sulle kunagi kogu lugu rääkinud. Kord vihjas ta, et nad teevad ka ebaseaduslikke asju. Nad on seotud. Kell 18:15. Miguel annab sulle musta bandaani, et oma nägu varjata. Ta paneb endale punase. Uzi on tal jalgade vahel kinni surutud, lõuad pingul. Ta näib tõeliselt elevil. Ta ütleb, et sa kindlasti kõik üles võtaksid. Ta liigub kõrvale, et saaksid surmaosa filmida. Ära jäta tapmiskadrit vahele, naerab ta. Honda keerab tänavale. Miguel haarab relvas tugevamalt kinni, teine käsi ukselingil. Poiss astub esimesena välja, naine kohe tema järel. Miguel tormab tänavale, joostes mõned sammud. Tulistamine puhkeb, kuulid lendavad igas suunas. Naine kukub peaaegu kohe. Sa haarad telefonist kinni, su käed värisevad ja on higised. Sa sulged silmad, püüdes heli blokeerida. Ta lamab teel, ikka veel liigub, roomab oma poja poole. Imekombel pole poiss pihta saanud. Miguel tulistab uuesti, kuulid rebivad tema kehasse. Ta jääb liikumatuks. Su käed värisevad nii hullult, et peaaegu pillad telefoni maha. Lihtsalt mine autosse tagasi, käid sa Miguelile peale. Ta haarab lapsel randmest ja tirib ta enda juurde. Poiss siputab ja karjub. Sa pead midagi tegema, ükskõik mida. Sa raputad pead. Sa ei olnud nõus inimrööviga. Sa keeldud liikumast. Laps on hirmunud, silmad pärani, nägu kahvatu. Kaardinad liiguvad, inimesed piiluvad vahelt. Veri koguneb tänavale. Nad tapavad su selle eest, Diego. Ma vannun, nad tapavad su, kraksatab Miguel. Lõpuks laseb ta poisist lahti. Poiss kukub tänavale. Miguel viskub autosse. Sa vajutad gaasi põhja ja kihutad tänavalt minema. Sa rebid bandaani peast kohe, kui oled ohutus kohas. Miguel näeb vihane ja hirmunud välja. Ta teab, et karistus on tulemas. Plaan oli alati poiss kaasa võtta. Nad teevad seda kogu aeg. Tuhanded sellised väljapressimisega röövimise juhtumid toimuvad igal aastal Mehhikos. Enamik neist ei jõua kunagi uudistesse. See on lihtsalt kauplemisvahend. Kellegi nimi eemaldatakse uurimisest. Lapsed on väärtuslik valuuta ja sina kaotasid just ühe. Miguel kontrollib oma telefoni. On veel üks koht, kuhu minna. Sa jätad auto maha ja keegi, keda sa pole kunagi varem näinud, tuleb sulle järele. Keegi ei ütle sõnagi. See mees viib su koju ja tema ning Miguel sõidavad minema. Need $500, sa ei tulnudki selle peale, et seda küsida. Liiga palju adrenaliini voolas su soontes. Renata näeb su näost hirmu kohe, kui sa sisse astud. Sa värised endiselt. Sa ütled talle, et ta asjad kokku paneks. Te lahkute täna öösel. Turvalisem on, kui ta midagi ei tea. Saabub pimedus. Sa jälgid tänavat läbi ribikaardinate, oodates autotuled. Telefon pole helisenud. Sõnumeid on olnud. Sa tegid kõik, mida nad palusid. Kõik. Ja sul on ikka veel nende video oma telefonis. Renata vaatab uudiseid. Naine lasti tänaval brutaalselt maha, selle koha lähedal, kus täna hommikul tapeti vabal ajal olnud politseinik.
Ta oli selle mõrva tunnistaja. Kartelliäri. Uurijad ütlevad, et kasutati automaatrelva ja lausa päevavalges, see oli hukkamine sõnum. Üks detektiiv ütleb kaamerale, et tunnistajate hirmutamine ei toimi. Ta eksib, see toimib, see töötab alati. Renata pöörab aeglaselt pea ja vaatab sulle otsa. Ta näeb seda su näost. Sa raputad lihtsalt pead. Sa seretad hiljem, mitte praegu. Salatelefon sumiseb. Tule ja saa oma tasu kätte. Koordinaadid on allpool. Võib-olla muretsed asjata. Võib-olla oled lihtsalt paranoiline. Miguel võis proovida poissi röövida, et kartellile muljet avaldada. Ilmselgelt ei mõelnud ta selgelt. Kui röövimine oleks olnud plaanis, oleksid nad sulle öelnud, kas pole. Aga miks võttis nii kaua aega sõnumi saatmine? Miguel tundus autos tagasi sõites tõeliselt hirmunud. Renata ei tegutse enne, kui ta teab kõike, nii et sa räägid talle kõik ära. Ta ei reageeri nii halvasti, kui sa kartsid. Sa poleks tohtinud täna hommikul välja minna. Ta ütles sulle seda lugematuid kordi. Aga ülejäänu pole sinu süü. Selle asemel, et karjuda, võtab ta su oma embusesse. Sa tahaksid nutta, aga sa võitled selle vastu. Sul on vaja plaane teha. Renata teed mõned kõned. Tema sugulane Meridas tunneb teatud tüüp inimesi, mitte kartelle, vaid perejuhitud võrgustikku, mis aitab inimesi üle piiri smugeldada. Ei mingeid narkootikume, ei vägivalda, ainult inimeste smugeldamine. Ta lõpetab kõne. $10,000 teie mõlema eest, veel 2,000 Isabella eest. Te maksate selle võla Ameerika Ühendriikides töötades tagasi. Marsruut viib teid uksest ukseni läbi tunneli turvamajja kusagil Californias. $12,000. See on üllatavalt odav nii riskantse asja eest, eriti kui kaasas on beebid. Nad teevad selle teene korras, kui maksate natuke raha ette. Renata kõhkleb ja tunnistab siis, et on oma vanaema abielusõrmust varjanud. Ta hoidis seda selleks, kui sa abiellud. See peab olema väärt vähemalt $800. Ja sul on umbes $170 sularahas. Igaühel kohver ja väike seljakott. Isabella Renatas üles, avate ukse ja kontrollite tänavat. Tänav on puhas. Keegi ei räägi sõidu ajal piirile, see on umbes 2 tunni pikkune sõit. Vana mees, kes roolis on, ei tutvusta end isegi. On peaaegu südaöö, kui keerate maanteelt maha ja sõidate sisse kohta, mis näeb välja nagu tööstuspark. Seal on maha jäetud tehas. Mees laseb sind väravate juures maha. Pimedusest astub välja teine mees. Sa järgned talle ümber tehase taha ja mööda kitsast kruusateed. Ta laskub põlvili ja tõmbab kõrvale hunniku kuivanud oksi. All on auk, mis viib teisele poole. Sa kükitad, hoides Isabella tugevalt vastu rinda ja laskud tunnelisse. See on räpane ja kitsas. Pinnas pudiseb laest Isabella näole. Ta võpatab su käte vahel. Ta laseb kuuldavale nutu. Pane see laps vait. Mees uriseb su selja taga. Õnneks jääb ta minuti pärast vait. Käik läheb edasi, liikudes laiemaks. Nüüd on tunnel 6 jalga kõrge, tugevdatud puittaladega. Seintel on ehituslambid. Ventilatsiooniks on vana ventilaator. Teises otsas viib redel üles ümmarguse metallplaadini. Tume kuju seisab selle kohal, hoides seda lahti. Sa ronid üles. Teisel pool on pilkane pimedus, lihtsalt tühi ruum. Astud välja ja hingad esimest korda Ameerika Ühendriikides õhku. Tere, Renata ja Miguel. Tunned end veidi paremini teades, et tal on teie nimed. Renata sugulased aitasid tõesti palju, sa oled neile väga võlgu. Nurga taga ootab sind auto. Isabella magab suurema osa teekonnast, ärgates vaid korra, et süüa saada. Piirituled hääbuvad sinu selja taga, Mehhiko kaob taha vaatepeeglisse. Renata haigutab ja annab Isabella sinu sülle. Ta sulgeb silmad, kuid sina ei suuda magada. Mitte enne, kui su pere on turvaliselt 4 seina vahel. Sa liigud edasi põhja poole, möödudes mõlemal pool tühjadest aladest ning siis bensiinijaamadest või ladudest, mille turvatuled valgustavad tühja parklasid. Iga natukese aja tagant näed maanteest kõrgemal küngal piirivalvemaasturit, mille aknad on tumendatud. Sa palud, et keegi sind kinni ei peaks. Kui sind tagasi koju saadetakse, oled sa surnud. Või noh, võib-olla. Nüüd hakkab uimasti mõju kaduma. Sa hakkad tõsiselt mõtlema, kas see hirm on paranoia. Aga kui see on tõsi, miks pole keegi sinuga ühendust võtnud? Sa liigud edasi põhja poole. Juht piilub pidevalt oma telefoni, siis viskab kiire pilgu sinu poole. Sa püüad tema pilgu. Pole midagi, ütleb ta. Varsti oleme kohal. Sa pole isegi kindel, kuhu sa lähed. Mees keerab maanteelt ära, mis näeb välja nagu mägitee. Mõlemal pool tihe mets. Renata ärkab ja küsib Isabella järele. Ta on seni väga tubli olnud, maganud terve tee. Sind tabab väsimushoog. Sa keerad akna alla, et värsket õhku saada. Õhk on siin jahe, ükskõik kus sa ka poleks. Siin on ilus, lõhnab männi järele. Puud igal pool, ulatudes silmapiirini. Sa poleks kunagi arvanud, et California võib olla nii roheline ja vaikne. Juht aeglustab hoogu. Te möödute kasutuseta garaažist ja kruusatee jalamil asuva onni jäänustest. Kivid krõbisevad rehvide all, esituled valgustavad puid. Sa pöörad ümber nurga ja siis näib tee lõppevat. Siin pole midagi. See ei tundu õige. Juht tajub su segadust. Ta ütleb, et olete Los Angelesele lähedal.
Kogu piirkonnas on politsei tõkkeposte. Siin pole turvaline. Pead end ööseks varjul hoidma ja homme viiakse sind linna. Ta osutab millelegi, mis näeb välja nagu vana ait. Astud autost välja. On pilkane pimedus. Lülitad telefoni taskulambi sisse, haarad kohvri pagasiruumist ja suundud aida poole. Renata järgneb sulle. Isabella ärkab nüüd oma teki sees. Tema pubin on ainus heli peale tuules kõikuva ja praksuva puuoksa. Uks on raske. Vaatad tagasi juhi poole. Ta uurib ümbrust ja noogutab sulle. Lükkad ukse lahti ja astud sisse. Tõstad pilgu. Pool katusest on puudu. Sees kasvavad umbrohi ja rohi. Renata asetab Isabella pingile ja otsib valgust, kadudes oma telefoniga pimedusse. Juht astub sinu järel sisse. Õhk muutub. Tunned külmavärinat kuklas. Chucho saadab sõnumi. Ta uriseb. Chucho, ta hoiab telefoni sinu näo ees. Sinu pilt täna hommikul Toyota tagaistmel. Ta tulistab esimesena Renatat. Sa ei näe midagi, ainult püssitoru sähvatust ja siis mütsatust, kui ta kukub maha. Sa ei proovi isegi põgeneda, sa ei võitle, sa lihtsalt kaotad. Nemad võidavad, nad võidavad alati. Juht kirjutab oma telefoni. Mida ma lapsega teen? Isabella vaatab läbi katuseaugu tähistaevast. Tema tillukesed sõrmed sirutavad välja, haarates õhku. Kaugel piiri taga on Chucho ikka veel üleval. Tema naine ja laps magavad kõrvaltoas vanal madratsil. Värbamine, lastega tegelemine. See töö ei maksa hästi, aga pärast tänast ootab teda kindlasti edutamine. Tema telefon suriseb, sõnum beebi kohta. Ta ei vasta. Beebi ei ole oluline. Ainult selle tüübi telefon on oluline. Chucho kerib läbi pika rea WhatsAppi sõnumeid. Ta leiab selle, mida otsib. Sebastian, noor poiss, kellega ta on rääkinud ja kellele ta on saatnud värbamisklippe. Sebastian on valmis. Ta on ette valmistatud. Chucho toksib sõnumi. 7 hommikul, ära hiline. Nüüd mine vaata, miks Mehhiko ei saa kartellidest lahti, et näha, kui võimsad nad tegelikult on, või klõpsa hoopis sellele videole.